tere hommikust. Väikse hommikuse check-in'i siit hakkame liikuma. Eile õhtul mõtlesin selle peale, et me videost jääb mulje, et või lõikasin videot kokku, et videost jääb mulje, et kõik läheb siin nii ladusalt. Üldiselt lähebki, aga eile oli, mis jääb videodest välja, on selline hotellide otsimine siin reisil, et see on tegelikult aastast aastasse sama teema. Siiamaani on tegelikult meil läinud väga hästi hotellide otsimisega. Eile oli esimest korda see, et kui jõudsime ühte Voola nimelisse linna, vist oli Portugalis ja tahtsime seal siis vaadata hotelli ja istusime maha ja ei leidu midagi. Aga mingi hostel oli ainult. Aga kell oli siis juba 5 õhtul, hakkas pimedaks minema ja siis võtsime siia kaugemale, sest mingi 30 kiltsa, 40 kiltsa oli veel sõita. Reguenes või midagi taolist on selle linna nimi siin. Et saime sellise Solar de Acueva. Siin on väga ilus sisehoov on tegelikult, et see ongi nagu kuskil sisehoov siin hotellis. Aga linn ise midagi väga erilist ei ole, et käisin hommikul linna peal jalutamas, et viskan siin iPhone'iga ka tehtud mõned kaadrid peale, et ütleme, et see on pigem see siuke linn, kus võib-olla ei elaks. Vaikne on, päike näkku ei paista, vihma ei saja. Kuidas sul väikse emotsioonid? Mis asi on ja? Nagu sõitma. Ootad juba sõita ja? Kui paneme asjad tasapisi kokku ja... Kuidas õli on? Õli veel jagub või? Eile veel kuivetasin. Õhtul ta ei lekkinud. Natuke on. Peale sõitu lekkinud ei ole. Sul on see väljas siit see kohvri? Jaa, panen sisse. Loodetavasti kestab lõpuni. Jah, mul on ka, et kestab lõpuni. Täna on siis pühapäev ja meil on pühapäev ja sõnuspäev teisipäev 3 päeva on veel sõita. Et see viimane päev tahaks käia seal rondas, et sõidan rondast alla ja siis sõidame sinna Malaga poole. Kuulaga nüüd ratsude peale, siis vaatame juba, mis põnevat ees ootab. See huvitav linn. Siuke hästi vanaaegne chill. On tähelt hästi palju on selliseid kujusid täis kõik kohad. Et see siin on 10 senti iga andnud talle. Seal on nagu tähe näha, see tänav on täis, et selline installatsioon nagu tehtud siia. Siin on mingi vana kaev. Keegi võtab kaevust vett siin. Pimedas võib päris ehmatada. Siin nüüd hakatakse põletama seda oliivipuud ja sellega ma olen päris kindel, et on mingi story. Nüüd kui me siin ühes teises Portugali linnas olime, seal tähistati ka mingit jõulupüha, seal samamoodi pandi ilgelt suured oliivipakud põlema, nii et nad põlesid sinna hommikuni välja. Et siin on samamoodi, et liiv on alla toodud ja pannakse see oliiv siin põlema, et see pakk siis siin põleb päris pikalt, ma arvan. Aga siin ei ole veel põlema pandud seda. Nii, kõmpisin siia üles trepist. Järsk trepp siin. Vaatame. Siin on nüüd saab selle lossi müüri peal kõndida. Päris kihvt. Veiko sellel. Teen tiiru ära. Nii, ma tulen ise siin alla areenil. Tea, kas ta ikka on mingi areen. Pigem ta mingi võitluse areen vist ei ole, sest et pealtvaatajaid mahab siin nii palju. Aga mulle meenus hoopis palju olulisem asi, et mul on ju vähemalt 3 YouTube'i fänni ka. Minu vahvad pojad Frank ja Ralf ja minu poeg Lukas ka. Ja ma ei olegi siin videos üldse Lukas tervitanud, et Lukas kindlasti vaatab mu videosid ja mõtleb, et millal Ragnar tervitab. Oli ju lubatud niimoodi, et tervitatakse, aga ma arvan, et see selline linnus ongi hea koht, kus seda teha, nii et Luki, tervitasid sulle Portugalist, ilusast vaatest siin ja suure naustaga ikka mootorrattasid, siis saadki niimoodi reisimas käia ja ägedaid kohti näha. Aga muidu ole siis tubli poiss edasi. Give you to try both, so you can feel the difference. Exactly. So this is now without being on the water? Yes. 4 grapes. Tempranillo, Touriga Nacional, Alicante Gaucher and Cabernet Sauvignon. 9 months in barrels, separately,
and then before bottling, our winemaker will find the perfect balance to the wine. And this one, after bottling, some wax here to protect the cork, and then 8 months to 1 year, 30 meters underwater in the biggest artificial lake in Europe. You feel the difference? It is. And I really like the story, so I will take this one. Yeah, no problem. I like when things have a story, and of course it tastes better as well. Yes, It tastes yes, different. yes. So I will take this one. Võtame kaasa, et kuna mul on... Goes like this, dirty. Yep. Because we don't clean. Yeah, it's perfect. It's perfect. So And it's better. Are you in the bike? yeah, I'm in with the bite. So it's better because go with Yeah, this protection. exactly. Good. Nii, maksame ära ja vein sai kaasa ja hommikune vein on tehtud. Nii, laskume siit linnast alla. Kihvtid järve vaated. Et see oli siis seesama järv, millega see veini lugu seotud oli. Noh, kas ta nüüd 8 kuud läbi korgi imbub seda maitset sinna veinile. Seda ei tea, aga tean, et sellist asja tehakse. Et tehakse ka šampanjaga niimoodi, et nägin seda tegelikult sellest Jesper Parve saatest, kus nad elasid Hiiumaal, et nemad panid ühe šampanjapartii merre ja tahtsid seda hiljem maha müüa kallimalt, siis väärindada šampanjat, aga nad ei liidnud pärast ülesse. Ja šampanjaga olen kuulnud, et on ka veel nii-öelda kosmosesse saadetud. Ja siis kui sealt pärast tagasi tuleb, siis on tunduvalt kallim ja väärtuslikum kui tavaline märjuke. Minu vein maksis 25 €, ehk siis ei olnud väga kallis ka ja andis maitsta ja tore story. Nii, ja selline see järvekene, see on ilus Sille järven, peegelsile, et päris vahva, aga ei ole ühtegi paati ega midagi, et huvitav, kas siin kala ei püüta või miskit sellist. Peegelsile muidu. Väike check-in, et sõidame siin mööda neid tühji teid, et päris vahva siin oliivi puud kahel pool, et kihvt liiklust siin üldse ei ole, et mööda enam-vähem seda järve kallast läheme, seda järvistikku. Väljas 16 kraadi, tipa mõned paar kraadi jahedam kui Portugalis, või kui seal Portugali rannikul, aga ei, sõita on ikka mõnus, et äge piirkond siin, selline oliivid ja viinamarjad. Oleme siin söönud ka oliive, et võtate õhtuks, ma restoranist ei ole väga siin videosid teinud, aga oliivid, väike kausitäis oliive seal eelruana eile maksis näiteks 80 senti ehk siis ei midagi ja siin on lambaid ka kasvatatakse päris palju, siin nägime lambaid ka ja siis me oleme siin juustu ka söönud eelruana, et seda lamba juustu ka siuke pisikene kera kahele siuke paras, et see on näiteks 3 €, et on üsna soodsad ja eile veel tahtsin, et ostaks mingit head veini, et vaatasin, et see on tegelikult okei veini piirkond, siin punane vein ja olime, ei saa küll öelda restoran, aga hinnang oli 4,8 Google'i järgi ja siis kõige kallim vein, mis neil menüüs oli 13 €, et siis nagu veini peale väga kulutada ei saanud. Ostsime vist ühe 8 €, et kasutasin Vivino äppi ja reiting oli Vivinost 4.0, mis on tegelikult päris hea veini reiting. Ja päris okei vein oli, et jõime selle pudelikese 2 peal ära ja söögid olid ka soodsad eile jah, et nüüd oliivi ja juustu hinda juba mainisin, aga siis praed olid, ikka võttis ühe ägeda šašlõki varda selline, rippus, äge serveering oli ja minul oli siis veise mingisugune lihakastmega, et need siis maksid ka niisugune 8-9 € per portion, et üsna soodne, aga oli tagasihoidne clean ka, aga sellega poolest ikkagi hinnad nagu mõistlikud, et selles mõttes läheb siin hästi, süüa ja juua saab hästi, et
kuna mehed lasevad õlli ja surfavad TikTokis. Enamasti, kuna me siin reisime sellistes väiksemates piirkondades, siis ja väiksemates linnades, et siis ikkagi enamus inimesed on sellised vanemad inimesed, eks. Et noortel ei ole siin arvatavasti midagi teha, et isegi kui seal mõnes suuremas sadamalinnas oleme, aga siis Veikoga mõtlesime, et mis tööd need inimesed teevad, eks, et siin on ringtee. Et kui meie tuleme sealt olema sellise kontoritööga harjunud pigem, et siis ega siin vist noortel väga palju midagi teha ei olegi, et ongi turism ja siis see põllumajandus või oliivide kasvatus ja viinamarjandus, aga jällegi arvatavasti noored seda teha väga ei viitsi, et see on pigem selliste vanemate töö, et kuhu ma siin pika jutuga jõuda tahtsin, et ega neid noori siin üldse näinud ei ole. Et reisi alguses saime see Hispaania tuttavalt vihje, et Portugalis on väga ilusad naised. Nüüd on meie reisi 5. päev ja kaua üksi olnud ja siis ma hakkan mõtlema, et ja nüüd ma hakkan tähele panema, et kus need naised siis on, eks, et esimesel 2 päeval ma ei osanud vaadata, aga nüüd mulle pilk otsib juba kus naised on, naisi ei ole, vanad mehed on, ei ole vanu naisi ka. Vot siis selline lugu.